Ja kui ta nüüd küll enam tutvustamist ei vaja ja tuleb ja räägib meile Erkli Kassa pluginatest ehk lisamoodulitest, hea lapsel mitu nime. Plugin, äpp, lisamoodul, Guido, miks sinu pärast? Üks asi veel. Eesti keeles leksikat vaadates on pluginale antud mõiste artistikprogramm, aga jääme pluginat juurde. Nii. Millest ma ettekandest siis juttu teen? Räägin pluginatest natuke üldisemalt, millega on tegu ja ka nendest pluginate erinevatest viisidest, kuidas siis Erklis seda rakendada, kuidas neid installeerida saab ja vaatame ka siis ühe pilguga tulevikku, et mis tulevik selles vallas ette toob. Kui nüüd üldse pluginatest rääkida, siis plugin oma olemuselt on selline pisikene programmitükk, mis on siis mõeldud mingisuguse väga spetsiifilise ülesande täitmiseks. See võib olla niisugune täiesti uus võimalus tarkvarast, mida põhitarkvarast sees ei ole, või siis ta võib olla mõjutav olemasolevat funktsionaalsust. Ehk siis kahte sorti neid tavaliselt on ja võib-olla selline visuaalselt rohkem silmatorkav võimalus on siis läbi pluginate muutega siis tarkvara välimust. Et see selles mõttes piirangud, kui sellised olemas ei ole. Meie Erkli puhul ma ütlen nii, et pluginad on palju päästnud. Me oleme saanud tänu sellele, et Erkli sellisel viisil põhitootesse lisavõimaluste tekitamist võimaldab mingid tulevasi võimekusi, mis veel ei ole põhitootes realiseerunud, teen tegelikult tuua oluliselt kiiremini. Et tihti lugu selline muster, kus hea plugina funktsionaalsus jõuab ka põhitootesse, see on täiesti tavapärane. Ja need pluginad ma selles mõttes jagaksin kaheks, ja seda nüüd ametlikult teinud ei ole, aga ma jagan nad kaheks. Kindlasti mõned on siin pluginatega mingil viisil kokku puutunud, vähemalt teavad, et nad kuskil eksisteerivad. Võib-olla tean, et meil on kliente, kes on need pluginad ise teinud, ehk siis kohandanud Erkli tarkvara, kas siis kassat või siis seda back-office'i endale sobivaks. Ja see esimene plugina tüüp, millest ma räägiksin, postitud pluginad, see siis on praegu hetkel kasutuses olev viis. Ja toimib see oma olemuselt hästi lihtsalt, kuskil internetis, veebiserveris on see programmikood olemas, põhitootes viidatakse sellele interneti aadressile, kus see programmitükk siis on. Ja hästi suur eelis sellisel viisil lisamoodulite kasutamise juures on see, et lihtsalt väga lõppu kasutusele võtta. Põhimõtteliselt ei ole vaja midagi muud teha, kui ainult kirjeldada ära, et see plugin asub sellisel aadressil ja toode on võimeline seda kohe kasutada. Miinused on ka sellisel viisil juures. Teil ei ole enamasti mitte kusagilt tellida infot, mida see konkreetne programmitükk teeb. Ehk siis seda kirjeldust ja ka toimet, kuskilt tugeda ei ole, interneti aadress seda kuidagi ei viita. Ja ka sellise kontrollimatu ja ebaühtlase kvaliteedi probleem kipub sellisel viisil kiiresti tekkima, kui pluginate kirjeldused on olemas. Ehk siis konfliktide oht pluginate rakendamisel täiesti reaalselt ei tekib. Tõsite pluginad, kassasaina näevad, kassaseadetes on selline tekstilahker, kuusapsi
siis sisestada internetiaadresse, kus need pluginad asuvad. Neid ei ole seal mitu, ei ole piiratud ühega. Ja kõik need kassa kasutusele võtab. See, mida see plugin konkreetselt teeb, selle on ette näinud siis plugin arendaja. On see siis e-post, partner, teie enda arendajad, võimalused on olemas. Üks väga vajaliku ja kohati saab nõudena on võimalik kassa seadistada tööle sellisel viisil. Back-office'i kohta see ei kehti, aga kehtib tööti kassa kohta, kus kui see plugina laadimine, mis iganes põhjusel, kas see ei õnnestunud või on plugina poolt sootusvigane, siis kassat käivitada ei saa. Ja nüüd reaalelus viidata, kus see võimalus kohane on, siis osadel turgudel on seadusandlusest tulenevalt mingisugused lisanõuded, mida meie põhitoodete ei näe, aga sellegi poolest on kliendil võimalik meie tooteid kasutada. Ehk siis need mõjutused ja lisad on tagatud nende lisamoodusena. Ja siis keegi sulle üllatus. Oskab plugina kaovad ära. Ehk siis praegu nad sellisel viisil eksisteerivad. Põhimõtteline otsus, et sellisel viisil pluginaid eriti kassas hallata kaob ära, on tehtud. Ja me ei kaota neid ära kohe, aga me hakkame piirama ilmselt võimalusi, kus sa saad neid pluginaid kasutusele võtta. Kuid astume edasi järgmise sammu, ehk siis me koondame kõik teie vajalikud pluginad, mis teil on näiteks praegu kasutuses või ka siis tulevased pluginad ühtsesse keskkonda, kus need eelnimetatud puudused on kõrvaldatud. Ehk siis teil on väga selge arusaam, mida te meie tarkvarast ees kasutate, millised lisamoodulid sisse lülitate ja millised funktsionaalsused te sellega saavutate. Ehk siis see mõiste plugin store lugeda käis läbi. Tänapäeval ma usun, et kõik on mingil määral igasuguste store'idega kokku puutud, on see siis Google Store, App Store, mingisugune on oma store, kõigil on store'id, ehk siis kõik on ainult ühte mustrit pidi. Koondatakse kokku ühtsesse keskkonda kõik teile vajalik, et teil oleks lihtne hallata, lihtne installeerida, paigaldada ja aru saada, mida teil tarkvara teeb. Ja läbi selle, sest sellele halduslihtsusele saame teile pakkuda ka oluliselt kõrgemat kvaliteeti. Ehk siis tekivad mehhanismi, kuidas need pluginad üldse teie kasutusse jõuavad. Väljendamise plugin store umbes selline. Väga palju erinevad pluginad. On back-office'i pluginad, kassa pluginad ja iga plugina kohta saab infot, millega on pistmist. Antud näites installeeritakse sellele kassale plugin, mis teeb kassa üle ekraanilisest. See plugin on siin olemas, kirjeldus, kes tegi, millal, mida ta teeb, installeerimine käib ühe klikiga ja kassa avanedes on tulemus selline. Kõik haldus viiakse ühte kohta. Ja samamoodi ka plugina eemaldamine, sinna lisade eemaldamine, üks klikk ja vana tulemus on taastatud. Ehk siis Erkne on võtnud samamoodi sõna, nagu kõik teisedki, et lisavõimalused on
juhtivat keskkonda ja kasutajale, ehk teile väga lihtsasti hallata. Ja tulevik ongi selline. Plugivad on ühes kohas, teil on võimalik neid kasutusele võtta vastavalt sellele, mida teil vaja läheb konkreetselt. Te võite saavutada hoopis teise tulemuse, et teie tarkvara on hoopis teine kui kellegi teise. Ometi kasutada sama platvormi. Ehk siis Erpil ei ole enam selles vaatevinklus enam pelgalt mingi tarkvara, vaid on platvorm, kus siis tegelikult teile vajalikud operatsioonid on võimalik läbi viia. Sellised muud mõjutusviisid, mis praegu hetkel kasutuses on, kaovad ära. Sest need uuemad plussid, need eelised kaaluvad üles selle vana hea. Ja kindlasti tekib ilmselt ka toote brändimiseks oluliselt rohkem lisavõimalust, mida teie suunab. Et see plugin on mõne suur kasvutegur või et kuidas väga kiirelt uut lisafunktsionaalsust juurde saab. Ma toon ühe elulise näite, kus me koostöös Martiga suutsime Prantsusmaal ühe telefoni maksiviisi kassasse tekitada poole tunni. See võttis täpselt aega pool tundi from scratch, kus tekkis siis võimalus, kus kassas maksimum vajutades telefoni tuli summa, kasutaja lõppu maksan ja tulemus olemas. Ehk siis ma ise tuleviku mõttes pigem tähtsustan pluginaid üle, kui neid alahinda. Ja mis sellega ilmselt saavutame, on see, et see põhitoode muutub väga töökindlaks vahendiks ja kõik lisad, mis teil on vaja, saate sellest juurde võtta. Kas see on küsimus? Kas see ei ole ka endast olla maksuse võimalus? Hetkel ei ole. Aga kas see tegelikult? Ei ole tegelikult. Kas kellegi küsimusi? Palun. See store on ju kuskil veebis saadaval? Ja, see store on veebis saadaval, aga mille teie sinna jõuate, ma arvan, see on, kui ma ütlen lähikuud, on ilmselt liiga palju. See on varsti. Ehk tegemist on oma olemus hästi ka meie jaoks uue lähenemisega ja uuema platvormiga, siis aga teie nende jõuab õige kohe. Ja kuidas see on hinnatud teie topitele? Jah, vot see küsimusele ma ei oska vastata. Et mina olen eelmise inimene, kes raha kohta midagi ei tea. Ehk siis ma olen funktsionaalse poole peal, aga ma julgen oletada, et enamik liidestusi on täiesti tasuta. Võib-olla mõned spetsiifilisemad liidestused eeldavad mingit tasu, aga ma jään selle vastuse, kui ma usun, et siin on paremad inimesed, kes sellele vastata suudavad. Kas see on meil küsimus? Palun. Kui on see internet liidestus, mis on väga kohtida, siis see taas? Jah, me ei kaota teie liidestusi ära. Ehk siis, millel on praegu mingi ostitud plugin kasutuses, mida meil tähendab on, siis me viime selle plugin store'i. Ja lihtsalt teie jaoks oluliselt midagi muud ei muutu, aga teil on väga selge ülevaade, et selle protsessiga oleme juba alustanud. See videos oli ka näha, neid pluginaid oli seal tegelikult juba oma jagu, aga jah, kedagi selles mõttes nagu maha ei jääda, et mingisugune oluline funktsionaalsus, sellist ajaauku ei teki, kus teile vajalik plugin ei tööta. Ehk siis seda ei tule. Küsimus oli seal. See plugin hakkab hinnagi järgi maksu midagi või? Ma ei oska öelda, et ma tõesti hinnastamise kohta praegu väga selge otsuseid anda ei tule. Ma ei mõõda seda küsimusega tegema. Aga ma olen täiesti kindel, et väga palju olulisi
on kellelgi veel küsimus? Palun. Kui ma kasutan seda pluginat ja kas see ei salvestata minu arvutisse, on ikka veebiserveris? Ma tänan. Te tegelikult tuletasite mulle ühe punkti meelde, millest ma jätsin tegelikult rääkimata. Pluginad toimivad ka offline'is. Ehk siis ma arvan sellest võrgutaresiimis, ma põgusalt seda mainisin, aga ka teie pluginad töötavad juhul, kui teil ei ole internetti. Ehk siis kaneelid on teil kätte saada. Et kui selle läbi nende pluginate, nende lisamoodulite on mingi oluline funktsionaalsus tagatud, siis see ei kao võrgutaresiimis ka ära. See on olemas ja peaks toimima. Tõsi, mis ilmselt vist ei tööta, on see, kui see plugin tagab mingisuguse liidestuse, mingisuguse kolmanda osapoolega, mis eeldab internetiühendus, siis see tõepoolest toimida ei saa, aga kõik muu lisafunktsionaalsus toimib väga kenasti. Annan korra seda. Sa siit kaugele minna ei saa. Jätkad küll oma teemaga, aga ma küsin su käest ühe intrigeeriva küsimuse, et kas iseteeninduskassa Erklis on plugin või platvorm? Kuidas ma siis üheselt vastan? Iseteeninduskassa Erklis, ma ütleks, on plugin. Ehk siis järjekordselt väga hea näide, kuidas arendajatele on rohkem vabu käsi. Ehk siis laias vastus, ma usun ise, et tulevikus teie arendajad saavad teile olulist funktsionaalsust sinna luua. Et tean, iseteeninduskassa on tehtud pluginada. Reaalselt toimib täiesti oma aktsiaviisidega ja täiesti